oota, mul on vist isegi see headlight, oota. Proovime jah. Opa. Kas sul on ka Priit tegelikult siuke asi või? Mul on siin teistmoodi valgus üleval, mul on aken siin kõrval ja loomulik valgus on alati kõige parem. Mul on ka aken, aga äkki on veel parem. Äkki on veel parem, jah. Vaatame korra. Erik, sul selles putkas on isegi üsna hea see ülemine valgus. Kui ma siin endal laest tule põlema panen, siis on selline spotlight peal. Vaata, siin on lihtsalt siuke latakas laes. Ja, et ta on ikka natuke nagu hajutatud. Kas selle valgusega on parem? Vot see. See on kõige soojem. Mine tagasi üks. See. Stopp. See on väga hea. Tere taas Algorütmi kuulama, eetris on meie 324. episood, mille toovad teieni LHV, Nortal ja Codeborn. Me oleme Algorütmis viimasel ajal rääkinud palju AI kasutusest ja küberturvalisusest. Kui ma siin vaatasin meie eelmiseid episoode tagasi, et siis viimased 6 aega me millestki muust ei olegi rääkinud. Ja mõtlesime siis, et teeks ühe episoodi, mis nii tehnoloogiline ei ole. Täna räägime siis inimeste tervisest, nii vaimsest kui siis ka võib-olla pisut füüsilisest. Aga üsna kindlasti tuleb juttu ka AI-st, et sellest me mööda ei saa, et võib-olla siis seekord vaatame selle mõju tervisele, mitte nii palju, et kuidas sellega tarkvara ehitada saab. Küll oleme endale kutsunud koolitaja ja arsti, kellel on ka HealthTechi startup founderi kogemus. Tere tulemast Algorütmi, Ann-Leen Mahhov. Tere, aitäh kutsumast. Nii nagu meil ikka kombeks on, et ole hea, tutvustage ennast ise mõne lausega, et mis su taust on ja kuidas sa jõudsid sellesse kohta, kus sa täna oled? Jaa, mina siis olen Ann-Leen, olen erialalt üldarst ja tegelikult üsna varsti peale arstiteaduskonna lõpetamist ma avastasin, et tehnoloogia valdkond on minu jaoks väga põnev ja kõik see, mis seostub tervise ja tehnoloogia sellise ühenduskohaga. Ja nii ma siis asutasin koos 2 founderiga siis startupi, vaimse tervise startupi ja seda startupi me ajasime 2 aastat ja selle kõrvalt ma siis töötasin arstina ja siis tegin vist ka veel magistrikraadi TalTechis Digital Healthi erialal. Ja siis 2 aasta pärast startupiga nii hästi kahjuks ei läinud, et olime sunnitud uksed kinni panema ja jätkasin siis arstina töötamist. Aga need 2 kogemust on koos näidanud elu hoopis teises valguses. Et nagu kõrvaltvaatajana on tehnoloogiasektor üks, aga kui olla seal sees tegutsejana, pluss nähes neid inimesi, kes sinu vastuvõtule tulevad, siis see pilt ei ole enam üldse nii ilus võib-olla, kui tahaks arvata ja nii roosiline, nagu võib-olla meedias on näha. Et nüüd ma olengi teinud siis oma selliseks missiooniks seda natuke muuta, et seal on üht-teist, mida paremaks muuta. Need inimesed, kes on founderid ja kas tehnoloogia valdkonnis töötavad, nende tervis kipub olema kehvem natukene erinevatel põhjustel ja minu südameasi on neid inimesi aidata, et nad saaksid luua, teha maailma paremaks kohaks ja oma tervist samal ajal siis ka hoides. Ja ma olen koolitusi eelkõige ettevõtetele siis sellel teemal, kuidas oma inimesi hoida. Kas see olukord on nii halb, et kui sulle tuleb vastuvõtule inimene, kes oma murest räägib, et siis sa tunned ära juba, ütled, kuule, kas sa oled tehnoloogiasektoris või? On nagu niipidi ka ära tuntav? Tead, isegi on ja et mingid mustrid hakkavad korduma. Arendajad, kahjuks on natuke stereotüüpsemad inimesed mingis mõttes, kes teevad väga pikki tööpäevi ja on sellised lähevad väga süvitsi ja natuke teistmoodi inimesed. Ei saa küll niimoodi laia lehega öelda, et võt üks grupp inimesi ja teisi, aga see silmavaade ja see, millega nad tulevad üsna kiiresti saab aru, nagu kus need juured on, kas see on mingisugune ületöötamine, kas see on esimene, teine või 3. probleem. Visuaalselt näeb ära, kas ta teeb trenni, sinised silmaalused, et kas ta magab, et sellised asjad tunneb pruttu ära küll ja Mul on täitsa hirm kohe siin sinu ees intervjueerida, kui sa niimoodi profileerid kohe, suudad ära profileerida.
ma jäin kohe mõtlema, et ma juba selle statement'i peale, ma arvan, ma kõigile oma kolleegidele soovitan seda mõtet kuulata, et ma ei tea, see täpselt juba natuke hirmutab minu meelest nagu selles mõttes, et on stereotüüpe nagu. Väga lahe. Jah, aga on ka häid näiteid selles mõttes. Aga jah. No sa oled hästi palju postitanud sellel teemal, et kuidas mida nagu startup kultuur inimestega teeb. Ma alustaksin hästi nagu provokatiivse küsimusega, et kas inimesi põletab läbi see startup kultuur või siis inimesed ise, kes ennast nagu piisavalt hästi reguleerida ei oska selles kõrgema stressiga olukorras, et sama hästi võib öelda, et ka arstitöö on väga stressirohke, eks ole. Ja aga millegi pärast siis kuidagi seal tehnoloogiasektoris või startup maailmas on nagu seda läbipõlemist siis rohkem või on see lihtsalt trend või ütleme mitte trend, aga ütleme see nähtus, et kõrge stressiga sektorites ongi seda läbipõlemist rohkem, on ju? See on kombinatsioon väga erinevatest asjadest. Seal võib olla inimese enda suhtumine sellesse, mis ta teeb. Seal võib olla peer pressure, ehk siis ümbritsevate inimeste selline surve. Seal võib olla endale valetamine, et inimene ei oska oma keha võib-olla jälgida, sellest aru saada sellisest signaalidest, et see on suur kombo. Et eks ma ise olen ka selle raja mitmeid kordi läbi käinud erinevatel juhtivatel positsioonidele founderina ja igat pidi, et kõik need etapid, et seal on väga palju asju. Mis on võib-olla startupi kultuurile ise äralik, on see, et need inimesed on väga suure sisemise drive'iga. Et nad tahavad väga luua, nad tahavad jõuda kuskile, nende sisemine kirg on nii suur, et see varjutab kõik muu. Ja see on minu meelest kõige ohtlikum, sellepärast, et kui inimesele tema töö ei meeldi, siis üsna kiiresti ta hakkab aru saama, et tal on paha olla ja kõht valutab. Aga kui inimesele meeldib see, mis ta teeb, siis need head emotsioonid varjutavad seda päris sageli päris pikalt. Ja nii ta ei panegi tähele, kui tegelikult asjad hakkavad käest ära minema. Ja teiseks on selle startupi kultuuris see mingisugune roosiline unelm, et kui sa töötad 14–16 tundi päeva, siis sa oled õige tegija, see õige hustle käib, eks ole, kella 9 öösel töötad, pere kedagi ei näe, see on okei, see on hea ja täpselt nii, sa saadki edukaks ja kõik, kes on edukad, on täpselt seda läbi käinud ja vaata, kui hästi läheb. Aga kõik need edukad inimesed, kes on selle läbi käinud, satuvad minu vastuvõtule ja avalikult ei räägi sellest, mis hinnaga see on juhtunud. Ja kui mina ka kunagi arvasin, et mul on midagi viga, et ma ei jaksa 16 tundi päevas töötada, et kõik ju saavad. Siis nüüd, kus ma olen ikka mõnda aega arstina töötanud, siis ma näen, et ega ei saa küll. Et seda avalikult ei räägita, mis nende suletud uste vahel tegelikult toimub. No, sa oled ka kirjutanud sellest, et kuidas et see enda eest hoolitsemine, see on ülitähtis, me kõik teame seda, aga et kuidas me ei pane nagu samaväärset kaalu sageli nagu sellele enda ajale või et ütleme trenni tegemisele või toitumisele. Ja siis ma hakkasin isegi mõtlema, et kui lihtne on nagu õhtul öelda perele, et ma lähen saadan ühe meili ära, ja see võtab nagu pool tundi aega. Aga et öelda, et kuule, ma lähen teen teises toas nagu 15 minutit mingit trenni, see ei ole nagu sama, et see tundub nagu palju suurem, ma ei tea, palju kergem on öelda, et ma saadan selle meili ära, sest see tundub nagu palju olulisem või palju vajalikum kui see, et ma nüüd lähen 15 minutit teen midagi muud seal teises toas, mediteerin näiteks. Jaa, no selles mõttes, kui sa meili ära saadad, siis sul on kohane tulem, eks ole, sul on tehtud, sa näed, et võt meil läks keegi vastas, eks ole, aga kui sa seda trenni teed seal kodus, seal teises toas, siis võib-olla sa kohe ei saa aru, kuidas see pikaajaliselt sind mõjutab. Et kõik need tegevused, mida peaks pidevalt tegema, eks ole, toitumine, treening, piisav uni, unega sa saad kohe tegelikult aru, kas sa tunned ennast hästi või mitte, aga teiste asjadega võib-olla kohe need tulemused ei tule nii täpsed, et see alles hakkab natuke hiljem aru saama, et ma saan paremini keskenduda, mul on paremad mõtted, mul on rohkem energiat, aga kui sama hetkel, kui sa trenni teed, siis võib-olla siis sa kohe ei näe seda, et sa ei saa panna linnukest kirja, et nüüd läks see ja see ja see asi paremaks. Aga samas, kui ma vaatan nagu ettevõtete poolt seda asja, et minu arust on nagu aastatega väga palju muutunud, et mind nagu üllatasidki sellepärast ka mõned sinu postid, et üks asi on see, mida inimesed ise teevad. See on ma arvan nagu läbi aegade see, et väga raske on nagu endale keskenduda. Aga see, et kui
räägitakse sellist nagu startup kultuuri nagu negatiivsest mõjust, on ju. Siis mulle tundub, et viimasel ajal nagu inimesed rohkem reguleerivad ja ei lase nagu seda nii-öelda negatiivset startup kultuuri endale peale, mis nõuab nagu sellist, ma ei tea, 16-tunniseid tööpäevi ja noh, suudetakse nagu rohkem ennast kehtestada ja teiselt poolt ettevõtted ka pööravad sellele rohkem tähelepanu. Et sellepärast mind üllataski see, et see on siiani täna nagu probleem või sa näed ikka midagi on paremaks läinud nagu? See sõltub, on väga selliseid founderid, kes väga hoolivad iseendast ja oma töötajatest ja sellist tervist hoidvat kultuuri ka päriselt kultiveerivad. Ja siis on selliseid korporatsioone, keda see absoluutselt ei huvita, et kes kurnavadki oma töötajad lõputult ära. Mina näen seda poolt rohkem oma töö tõttu. Et minul need, kes ennast hästi tunnevad, üldiselt ei tule minu vastuvõtule. Et ma näengi seda toksilist poolt ja seal sa küll mõtled appi, mis toimub. Et kuidas see võimalik on. Et mingid suuremad Eesti mingisugused sellised edukamad firmad, kus tundub, et kõik on jube hea, aga siis on mingid kindlalt, kust inimesed alati tulevad ja ma tean, et okei, kui ta seal töötab, et ilmselt tal on need ja üsna suure tõenäosusega on, et see kultuur, see on õudne, et see kultuur on hästi oluline nendes ettevõtetes. Aga jah, ja siis on selliseid tegelasi, kes kõiki teisi hoiavad, aga ise ennast ei hoia. Et ise rabavad poole ööni ja ütlevad, teie kindlasti puhake, aga ennast nagu ohverdab. Et seda on ka nende founderite poolt eriti. Kas sa eristad siin ka seda, et vaimne tervis versus füüsiline, et kas seal on nagu üks on nagu veel suurem probleem kui teine või on ühte ja teist mõlemat või kuidas sina seda näed? Sest 16 tundi tööd nagu istuvas asendis ei mõju ka füüsilisele tervisele. No ma just mõtlen, et väga palju nagu kõlas. Sellest, et mis paremini vastu peab, et kumb enne murdub? Nad on suht sama asi ikkagi, et lihtsalt mingid sümptomid on kuidagi vaimsemad, meeleolud ja sellised asjad, aga meeleolud ja emotsioonid on ka kehalised tegelikult. Et nad kõik on, inimene on ikkagi nagu tervik ja väga raske on öelda, et võt see on nüüd vaimne ja see on füüsiline, et füüsilisel koormusel on ülisuur mõju enesetundele ja vastupidi ka, et kõik need omavahel on ühenduses. Ei saa jah, aga kuna lihtsalt varem ei ole üldse räägitud sellest meeleolu poolest, et siis on hea, kui tal on omaette nimi, et vaimne tervis, et siis on sellest hea rohkem rääkida, kuna ta oli kunagi väga vaeslapse staatuses, aga ma loodaks, et tulevikus me ikkagi räägime tervikust rohkem, jah. Okei, terves kehas terve vaim tegelikult see vana sõna nii-öelda on tegelikult. Kipub minema, mõningate eranditega, aga pigem on jah. Kui sa nüüd, kui me sinna ettevõtete poolde juba läksime, et sa koolitad ka ettevõtteid, et mida siis, läbi selle sa tegelikult näed ka seda, mida ettevõtteid juba täna teevad, on ju. Et mis siis on need võib-olla nagu head praktikad, mida sa näinud oled, et kus, siin ei peagi nimesid nimetama, aga et kuidas ettevõtted eriti hästi enda inimeste vaimse tervise eest hoolt kannavad. Sest mulle tundub, et see, kui sa siseveebi paned üles, et meil on nagu vaimse tervise mingisugune toetusfond ja et siin on avatud uks, et tule alati rääkima oma murest, et see ei ole nagu, see ei täida alati nagu seda eesmärki päris kõigi jaoks, eks. Ja, kõige olulisem on see paindlikkus. Töö ja eraelu paindlikkus, sellepärast, et see, mis määrab inimese hea tervise, on see, kui palju ta saab veeta aega oma lähedastega, kui palju ta saab puhata, kui palju tal on kontroll oma elu üle ja kui tööandja ei võimalda sellist paindlikkust, siis see tegelikult mõjutab väga ka töötulemusi ja inimese vaimset ja füüsilist tervist. Et inimene saab ise oma tööaega määrata, väga head praktikad. See on ka tore, et sa saad minna psühholoogi vastuvõtule ja vaimse tervise vastuvõtule ja nii edasi, aga kõige olulisem on see, et inimene saaks oma elu kontrollida ja leida need hetked, et saaks võtta puhkust või pause, et ise vaadata vastavalt sellele, kuidas tema enesetunne ütleb. Et igal inimesel on erinev rütm, kes on võib-olla rohkem hommiku inimene, kes on õhtu inimene, kes töötab paremini pärastlõunal, et meil need kontsentreerumise ja energiatasemed ka kõiguvad päeva jooksul. Ja kui inimene saab ise oma tööd niimoodi seada, et see vastaks tema keharütmile ja sellele, millest ta tunneb ennast hästi, siis see on hea. Et kui ta saab oma lapse lasteaiast ära tuua,
juua, minna pool tundi varem ära, teha hiljem muul ajal seda, et kõik sellised vastutulemised on head praktikad. Ja see, et inimene julgeb rääkida oma tööandjale, et mul on vaimse tervise probleem ja see ei ole halb, vaid vastupidi, tööandja küsib, okei, kuidas ma saan sind toetada, et on valmidus näiteks töökoormust vähendada, kõike sellist asja, et see on selline nagu väga individuaalne lähenemine, et selline hea töösuhe oma tööandjaga ja inimlik töösuhe, et sa ei ole nagu masin, vaid sa oled inimene, kellel on oma elu, omad vajadused, pluss sa siis veel lood väärtust sellele ettevõttele ka, et sind võetakse kui inimesena, mitte nagu mutrikest masinas. No ja siis on töö juures kiire ja siis unustatakse kõik see ära. Jah, või? Ja, on erineva rütmiga ettevõtteid, et on selliseid, kus on rahulikum periood ja siis on kiirem periood, et see nõuab natuke teistsugust strateegiat, et see tähendab seda, et siis kui rahulikum periood peab tegelikult vastupidi rohkem puhkama, rohkem leidma sellist nagu puhvri aega, siis sa tead, et 2 nädala pärast on see suur tähtaja aeg ja siis tuleb võib-olla teha rohkem töötunde, et mõni töö on nagu sellise iseloomuga, aga siis peab teadma, et pärast seda peab tööandja siis võimaldama siiski ka rohkem puhkust, taastumisaega, sest et see aeg, mis sa näpistasid selle taastumisaja arvelt, tuleb pärast tagasi teha. Et sa ei saa minna tavalise rütmi peale, vaid sa pead võtma rohkem puhkust pärast seda, kui sul on väga intensiivne periood. Ja see kehtib ka startupide puhul, et sul ongi mingisugune tähtaeg, sul on vaja ülikiiresti teha mingi lahendus valmis, aga siis peab sellele järgnema siis ka nagu pikem periood, kus tagasi sa puhkad. Et see on võib-olla see võtmekoht siin. Et kõik ei saa muuta ja mingid tööd on erilised, aga just see pool jah. Ma arvan, seda võib olla nagu päris raske ära tunda. Just nagu selles valguses, et jah, et kui inimesed töötavadki väga, väga selge rütmiga, aga teine koht, ma ise näen nagu enda töörütmis seda, et meil ei ole nagu mingeid selliseid tähtaegu, neid on läbi aasta, aga lihtsalt kuidagi selline aastarütm nagu juhib seda tempot, et aasta algus on alati rahulik, eks ole, mingid suveperioodid on hästi rahulikud, midagi ei juhtu. Ja siis kuskil jõuab kätte, ma ei tea, oktoober-november ja siis on mingisugune meeletuspaik nagu. Hästi palju on üritusi, hästi paljud inimesed tahavad tulla külla ja rääkima, hästi palju on tegemisi ja pakkumisi, et aasta lõpus üritatakse kõik raha ära kulutada, siis tehakse palju hankeid, aga et see on nagu mingi selline rütm, mis ei ole nagu ma ei tea, defineeritud, et nagu õpetajatel on et selge pilt, et arusaadav, et kooli aasta on sellises perioodis, siis on tööd ja suvel on rahulikum. Et kuna see ei ole defineeritud, siis sa pead hästi, hästi teadlikult nagu jälgima seda nagu mingi pikema perioodi vältel, et sellest üldse nagu aru saada, sest muidu võib tunduda, et ma sõidan nagu aastast aastasse midagi, et ongi vahepeal on kiire ja siis jälle ei ole, aga ma ei saa aru nagu sellest rütmist, siis ma ei oska sellele nagu reageerida ka. Üks väga hea praktika, mida mulle meeldib teha ja mida ma alati soovitan, on see, et sa nädala lõpus teed sellise kiire auditi, et kuidas sa ennast tunned, kui palju sul energiat on, kuidas su meeleolu on, kas sul oled sa trenni teinud, kui palju sa jaksasid, mis sul puudu on, mida sa vajaksid, et sa nagu pidevalt reflekteerid ja tagasisidestad enda tervist selles protsessis. Et üks on see, et me võib-olla reflekteerime tööasju, et sellega läks hästi ja nii edasi, aga me jätame iseenda sellest valemist välja. Aga kui me kogume andmeid selle kohta, kuidas meil läheb iga nädal, kui palju trenni on meie jaoks optimaalne, kui palju mitte, mis sellel kiirel perioodil töötab, mis ei tööta, et olla hästi palju hetkes, et tunnetada ja pärast seda nagu läbi reflekteerida ja läbi analüüsida, siis see aitab võib-olla kiiremini ja paremini seda oma tervist selle protsessi sees juhtida. Mul on see nädala retro on isegi kalendris, aga täiesti ausalt ütlen, ma teen seda umbes 2 kuu peale 1 korra. Okei, 2 korda ja siis jälle kaob kuskile ära see praktika ja rutiin, aga ta mul iga nädal on kalendris, et nädala retrot teha. Et kas sina teed seda iga nädal? Mina teen seda iga päev. Võib-olla ma peaks ka igapäevaseks lülitama, et siis on nagu lihtsam harjumusel kujuneda.
ma teen selles mõttes, et nädalal ma võtan ka kokku, aga ma ikkagi iga kord, kui ma iga päeva lõpus teen seda just nagu tervise osas. Kuna see on nagu minu jaoks hästi oluline, kuna ma lisaks siis ju palgatööle teen ka koolitusi ja kõiki muid asju, et ma pean nagu eriti jälgima oma tervist, et ma üle töötaks ja kõike seda, et ma pidevalt vaatan, kuidas ma ennast tunnen, mida ma vajan, see on hästi teistsugune mood nagu, et sa kuidagi rohkem tunnetad, et sa ei mõtle, et sa ei võib-olla alguses sa tunnetad ja püüad siis selle panna kuidagi sõnadesse, et see nii-öelda kehaga kontaktis olemine hoopis midagi teistsugust kui puhtalt andmete pealt töötamine. Aga see nagu need 2 poolt üksteist ikkagi aitavad, et see, mida mu keha tunneb, et kas tal on nälg, kas tal on energia, võrdus sellega, mida ma päeva jooksul tegin, et kui ma need andmed kokku panen, siis ma saan nagu päris ülevaate, mida ma järgmine kord paremini saaksin teha. Eks pühapäeval jah, kipub meelest minema vahetevahel küll see nagu põhiasi, aga kui jooksvalt teha, siis see info koguneb. Ma arvan, see oluline ongi siin selle, nagu kas või selle väikese aja võtmine, et see, kas seda teha ühtemoodi või teistmoodi või tunnetamise või nagu andmete pealt, aga et lihtsalt, et selle aja võtmine ja ma saan aru, et kui sa seda iga päev teed, siis piisab kas või 1 minutist, kui sa nagu kulutad sellele mõtlemisele, aga teed seda teadlikult, on ju. Kas see väike paus 2 tegevuse vahel, võtadki 2 minutit, mõtled okei, praegu ma tegin nii palju tööd, kuidas ma ennast tunnen, hingad sisse, hingad välja, kuidas ma ennast tunnen, kuhu suunas minna ja päris hästi töötab, jah. Et kui Hiinas on need hommikuvõimlemised kollektiividel ühised, et siis Eestis võiks olla need õhtused reflekteerimised ühised, et enne kui kõik koju on, siis istuvad korraks maha, panevad arvuti kinni ja mõtlevad 2 minutit, siis lähevad uksest välja. Kas või jah, seegi juba hea. Nüüd mõned sellised ka Eesti startupid pakuvad ka sellist sabatikali varianti oma inimestele. Ma lugesin, et ka selle kohta sul on oma arvamus, et see sabatikali kasutamine alati ei ole nagu sihipärane, et see on pigem nagu mingisugune viimane hädaväljapääs, et kui juba on tegelikult asi halb. Jaa, sabatikal on pigem see, et ma puhkan, inspireerun, kogun häid mõtteid, leian mingeid uusi vaatenurke mingisugustele asjadele, aga see, kui sa oled enne seda ennast nagu läbi põletanud ja sul on vaja meeletult puhata ja arst ütleb sulle ka, et nagu nüüd või mitte kunagi, et siis see sabatikal võib olla miski, mida sa ütled avalikkusele. Et võt, nüüd ma olen kõvasti töötanud, ma olen tubli olnud, et nüüd ma vaatan ja inspireerun. Aga tegelikult seal taga on see, et sa 3 esimest kuud vaatad lakke ja oled voodis pikali, sest sa ei suuda mitte midagi teha. Et selliseid on ka, et millegipärast see stigma on päris suur, et kui ma ütlen avalikult, et ma olen läbi põlenud, et siis ma olen nõrk ja ma olen midagi valesti teinud ja ma ei ole piisavalt hea, et seda inimesed eriti kõrgetel kohtadel ei julge öelda, sest mine sa tea, kas pärast tööle võetakse ja kas arvatakse, et ei ole piisav. Et lihtsam on öelda, et ma puhkan ja inspireerun kui see, et ma taastan oma tervist, mille ma olen ära rikkunud. Ehk siis, et see sabatikal peaks olema nii-öelda nulltasemest kõrgemale minek, aga see on pigem nagu miinusest sinna nulli saamine nagu tegelikkuses, et ja siis, kui sa nullis oled, siis ei tule midagi uut veel nagu selles mõttes, sa peaks nagu veel siis täitma ennast nagu selles mõttes, jah. Aga kokkuvõttes ongi, et see töö ei tohiks olla selline, et sa nagu pead iga natuke seda sabatikali võtma selleks, et nagu sealt august välja saada, et tegelikult peaks olema ühtlane nagu mõistlik koormuse. Jaa, ma olen täiesti nõus. Et tuleb 2 sabatikali lihtsalt järjest võtta, et siis teine hakkab taastama. Sellega on täiesti kõrvaline teema, mind huvitaks, võib-olla see on selline sobiv Discordi teema, et mina olen kuulnud nagu sellist lugu, et ettevõtetes, kus see sabatikal on, inimesed sageli võtavad selle enne, kui nad töölt ära lähevad. Ehk siis sealt naljad tagasi ei tulda. Noh, et jah, tuleb, aga noh, et ei ole päris nii, et nagu, et kui me võime öelda, et puhkusele minejatest 99% tuleb pärast tööle tagasi, eks, et siis sabatikaliga on et kuuldavasti pisut teistpidi. Aga ma ei tea, meil ei ole nii, et kes teab, võib tulla Discordi jagama mõtteid. Hästi selline huvitav mõttekäik, mida sa veel oled jaganud, on ka selline tervise puhver, et mis asi see on ja miks see olema peaks, et
kuidas seda endale luua, noh, et sellist nagu finantsilist puhvrit ma tean, paned musta ümbrikusse nagu natuke raha ja on olemas, on ju. Aga no enda tervist ma nagu kõrvale panna ei saa, et kuidas ma seda nagu endale ehitan? Jah, see tuleb, ma võib-olla siis selgitan natukene, kuidas inimkeha toimib, et võib-olla siis on natuke selgem aru saada. Et noh, närvisüsteemis on kaks sellist põhilist nagu moodi siis tase või sellist nagu olekut, et üks on siis sümpaatiline närvisüsteem, mis on selline võitleja põgene, ehk siis inimene on pidevalt stressis, peab lõvi ja tiigri eest ära jooksma ja põgenema, tema kortisol on laes, tema vererõhk on kõrge, sellepärast et seda verd peab suunama lihastesse südamesse, et ära joosta, mis tähendab seda, et seda verd võetakse millegi arvelt ja seda võetakse sageli näiteks siis seedeelundite ja muude elundkondade arvelt, mis on loodud selleks, et meie ressursid üles ehitada. Eks kui me pidevalt tarbime kõike, mis meil on, siis sellele peab järgnema selline puhkeaeg, ehk siis parasümpaatiline närvisüsteem, kus me kõik need ressursid, mis me kiirendatud korras oleme ära kulutanud, need tagasi üles ehitada, et inimene puhkab, inimene seedib. Nüüd, kui me oleme ainult selles sümpaatilises närvisüsteemis pidevalt teeme, siis meil ei olegi seda aega, et me saaksime kõik need ressursid tagasi üles ehitada ja ühel hetkel keha hakkab nagu düsfunktsioneerima, sellepärast et tal ei ole millestki midagi võtta. Ja siis need probleemid tervisega nagu tekivad. Paljudel tekivad ka kõhuvalud ja kõikvõimalikud muud jamad. Et sellepärast peab seda aega võtma teadlikult rohkem, sellepärast et midagi ikka kuskil vittu läheb. Kas tekib mõni eluline kriis, kas ettevõttes tuleb kiirem periood näiteks startupides, mis tähendab seda, et tol hetkel me oleme nii palju rohkem paras selles sümpaatilises närvisüsteemis, selles võitleja-põgene režiimis, et meil ei ole seda aega taastuda, ehk siis enne seda peaks tegelikult võtma rohkem aega, et neid ressursse üles ehitada, et meil oleks neid varusid rohkem. Et kui me paneme raha kõrvale iga kuu, eks ole, musta ümbrikusse, et kriisi ajal me ei peaks muretsema, et meil on see rahaline puhver olemas, et saame 3 kuud rahulikult elada, siis võiks ka tegelikult tervises olla see, et sa paned teadliku aja rohkem puhkamisse kui töö tegemisse, kui ei ole mingid kiired ajad, sa tead, et ühel hetkel midagi lendab ventilaatorisse nii kui nii. Et kas on rohkem tööd või siis perega juhtub midagi või iseendaga või tervisega, et sul oleks neid ressursse, millalt edasi minna. Ja praktiliselt tähendabki seda, et sa leiad rohkem aega puhkamiseks, trenniks, ajaks pere ja sõpradega, sest et sel hetkel, kui seda enam ei ole, siis selle arvelt sa saad siis nagu tööd teha. No jälle hea lihtne öelda, aga siis tuleb jälle kiire aeg tööl ja see kaob nagu ära. Ma just mõtlen, et kas seda on kuidagi võimalik, ma ei tea, treenida või õppida ka, et see, et sul töö tegemine ei oleks kogu aeg selles fight or flight nagu režiimis, et see saaks tööd teha ka sellises nagu normaalses tempos, et sa tunneks lihtsalt, sa teed midagi ära, noh niimoodi, et see ei oleks, et see tõmbab su tühjaks. Et kas see on kuidagi võimalik, ma ei tea, harjutada või omandada või? Erik, tead, ma lisan siia veel ühe nüansi juurde, mulle tundub, et nagu see, mida meie teeme, on, noh, vaata räägitakse sellest, et iga IT-spetsialisti plaan B on see, et avab selle mingi puutöökoja või coffee shopi, et need inimesed, kes enda kätega nagu midagi teevad ja midagi ehitad, noh, et siis su pea töötab teistmoodi, et siis sa oledki natuke rohkem nagu selles lõõgastunud olekus, mitte nii palju nagu sellises pidevas nagu fookusseisundis on ju, mis minu arust stimuleerib nagu just seda sümpaatilist närvisüsteemi rohkem. Ja, siin on mitu asja. Üks on see, et sa saad üldist seda stressifooni töö ajal vähendada. Selle jaoks on erinevad tehnikad, näiteks teaduroleku tehnikad, kõik need Silicon Valley, need firmad suured ostavad alati Headspace'i neid subscriptioneid oma töötlejatele. Et sel hetkel, kui inimene seda tööd teeb, et siis tema stressitase oleks natukene väiksem, et ta ei käiks nagu niimoodi, eks ole, suurte lainetena, vaid ta püsiks enam-vähem stabiilne. Aga teiseks taastumise jaoks peab sinu keskkond olema ilma stressita. Ehk siis sa ei saa teha ainult mindfulnessiga kogu see tööd ära, vaid sa pead võimaldama enda ümber ikkagi seda nagu rahulikku keskkonda, kus sa saaksid päriselt taastuda. Et sa ei saa päris nagu ära vahetada neid. Teine asi on näiteks, mulle väga meeldib selline mõtteviis, et sa mõtled pidevalt, kuidas teha vähem läbi siis selliste tarkade otsuste. Ehk siis kui palju sa saad automatiseerida, kui palju sa saad delegeerida.
ai, jah, täpselt, ja minu meelest on just eriti äge, et me oleme AI ajastul, sest et see saab nii palju ära automatiseerida, mille arvelt saab inimene seda puhvrit endale luua. Et selle asemel, et minna kuskile scrollima või midagi teha, et saab päriselt võtta selle aja, puhata, teha trenni, minna loodusesse, sest et niikuinii ühel hetkel on seda puhvrit vaja. No sa andsid mingi hetk kuskile ka sellised küsimused või soovitused nagu mille peale, mingid teemad, mille peale mõelda on ju. Ja üks nagu nendest küsimustest oli see, et kui kaua sul tegelikult asjad aega võtavad, et nagu hinnata seda nagu hästi ausalt ja kriitiliselt. Sest noh, reaalsus on see, et me pigem nagu anname ajahinnanguid optimistlikult. Ja ma pean ütlema, et mina ise olen alati väga tänulik olnud, kui ma vaatan enda kalendrit, et noh, mul on seal justkui nagu ühe-kahe päeva jagu nagu vaba ruumi, aga ma ikkagi ütlen nagu kellelegi ära, et noh, et seda tundub liiga vähe. Ja siis ma näen, et kõik teised projektid ja tegemised võtavad nagu kauem aega ja see üks päev täitub ära ja siis üks päev jääb natuke selline hõredam. Et noh, et kuidas seda koefitsienti nagu enda jaoks leida, et sa oled öelnud, et sinu enda jaoks see koefitsient on kuskil 3, et noh, et kui sa annad nagu tunnis ajahinnangu, et siis kulub 3 sinna peale, et kuidas seda igaüks nagu iseenda jaoks nagu tuvastada saab, et peab sellist nagu ajamärkmikku pidama, et pead veidi päevikut, et kaua sul tegelikult asjad võtavad ja hakkama aeg logima. No jah, mõned kasutavad kalendrit selle jaoks, et ta ei pane lihtsalt kalendrisse selle, et töö, vaid ta paneb mingid teatud need lisablokid. Need blokid, eks ole, siis ta vaatab, kas ta sai hakkama või mitte ja kus ta selle aja näpistab ja need samad, et ta saab nagu trackida seda, et põhimõtteliselt trackimisega saabki, sõltub, eks ole, millisest projektist me räägime, kui see on mingi uus projekt, eks ole, mida sa kunagi varem teinud ei ole, siis see koefitsient on kõrgem, kui see on mingisugune väike asi, mida sa oled varem teinud, siis ilmselt sa oskad üsna hästi hinnata, kui palju sinna aega läheb, aga just mingid suuremad asjad sageli võtavad kauem aega, et on mis sellised, et on kas 2 korda rohkem aega, 3 korda kallim või vastupidi. No jah, sageli on sellised loomingulised ülesanded, mis nagu kipuvad üle minema, et ma ei tea, kas on vaja mingid artiklit kirjutada või isegi nagu vahel ka väiksemad asjad, et LinkedIni postituse kirjutamine tundub selline, et noh, et see võtab 10 minti aega ja siis avastad tund aega hiljem, et läks pisut kauem nagu. Aga et olla nagu selle tulemusega lõpuks ise ka rahul. Aga neid küsimusi, neid mõtteid on veel, et seal oli ka see küsimus, et kas on igasuguste uute projektide jaoks piisavalt ressursse ja kui ei, et siis mille arvelt see tuleb, et see tähendab nagu sellist natuke, ma ei tea, ressursihaldust, et sa kuskil on kirjas, et kui palju mul ressursse on üldse, et saaks siis võtta millega arvelt midagi ära. See ongi see, kuidas sa ennast tunned, et kas sa töötad piiri peal, kas sa vajaksid rohkem puhkust, et kui sa teed seda igapäevast või iga nädalast check-up'i, siis selle järgi sa saad selle tunnetuslikkuse sisse tuua, et kas su keha on väsinud, kas tal on palju energiat. Ja teiseks, eks sa arvestad sellega, et sul võtavad asjad 3 korda rohkem aega, et kui sa oma kalendrit planeerid, siis tõenäoliselt need vabad hetked täituvad ära. Et kui sa võtad uusi projekte, siis sa tead, et kui sa selle võtad, siis sa hakkad aega näpistama selle parasümpaatilise närvisüsteemi arvelt, mis sa veedad ajaga perega, eks ole, puhates, tehes midagi toredat, sinu peresuhted hakkavad kannatama, sa võtad selle arvelt asju, eks ole, suhted, tervis, sul tekivad mingid valud kehasse, sa oled nõrk, sul ei ole energiat, et sa hakkad sealt võtma. Et mina kasutan kalendrit selle jaoks, et ma panen kõik nagu taskidena panen kalendrisse, et kui ma hakkan mingit uut projekti panema, siis ma mõtlen, et kuhu see mahub ja kui mul on see puhver seal sees ka ja ma tean, et need asjad, mis mul seal juba on, lähevad puhvrisse ilmselt tõenäoliselt, siis väga, väga hakkab mõtlema, et millele ma siis jah ütlen. Aga on ka teine ütlus, et kes teeb, see jõuab, et kes sul seda hirmu siis ei ole, et sul ongi hästi palju seda lõtku seal tekib nagu sinna, et kalender on just täis, aga tegelikult on ruumi küll. Ja, ma olin väga pikalt selline, kes tegi ja jõudis, ühel hetkel enam ei jõudnud. Et hea Eesti vanasõna küll, aga need üldse paika ei pea.
Ta võib paika pidada, kui seda teadlikult teha ja kui ennast reguleerida ja ennast kontrollida, aga kui sa ei ole üldse teadlik, mis sinuga toimub ja kas sa oled väsinud ja kas sa oled söönud ja kas sa oled maganud piisavalt, kui seda üldse ei track'i, siis see on väga ohtlik võtta endale asju juurde. Kui sa tead, mis on sinu piirid, siis sa võid seda teha ja sa võid jõuda ka. Mulle tundub, et see läheb hästi kokku sellega, mis sa ennem ütlesid, et see kas iga päev või iga nädal nagu teha see nagu korraks see peatumine ja kokkuvõte, et sa saad aru nagu tegelikult, kus sa oled. Et siis sa saad mõelda, et kas saad midagi juurde, et kui sa lihtsalt vaatad, et kalender siin on auk, et nagu ilma nagu selle reflekteerimata, et mis see olukord praegu on, et siis see lähebki käest ära, et see on just see, et sa oskad seda nagu panna sinna konteksti ja mis parasjagu olukord on nii-öelda minu kehas. Ja mida ma näen, kui inimesed reflekteerivad, kui nad on jõudnudki musta auku, siis nad reflekteerivad võib-olla seda, mis neil tööl läks kehvasti või eluga, aga nad ei mõtle selle peale, mida nad ise enda tervisega valesti tegid ja mida nad järgmine kord paremini peaksid tegema. Ja sellepärast ma näen, et need läbipõlemise tsüklid kipuvad korduma, et inimene ei õpi nendest olukordadest mitte midagi. Et ta on vastuvõtul, hakkab läbi põlema, küsin, kas seda on varem juhtunud, sest 3 korda varem on juhtunud. Okei, ja mis sa nendest eelmistest kordadest õppisid? Siis ta vaatab mulle otsa, ütleb, et ma ei ole midagi õppinud, ma ei tea, ma ei ole mõelnud selle peale. No võt, siis millest räägime nagu? Et no võtke mingi klassikaline retroformaat, et neid on küll start, stop ja continue teemad, et mis aitavad nagu õppida ja midagi paremaks ka muuta. Et tarkvaraarendussektoris võiks neid kõvasti olla. Jah, aga vaata, siin on see, et üldjuhul retrol on vaja seda, kes seda veab, et enamus inimesed nii-öelda teevad seal kaasa, mitte aga siis nagu selle isikliku retro puhul sa pead ise seda vedama, ise seda distsipliini hoidma, seda kõike tegema ja see on see, mis on see väljakutse nii-öelda. See ongi raske, jah. Aga sa võid ju kaasata oma lähedused, oma pere sellesse, et kui teatate kõik koos teete, et siis on ju tore. Et vahet ei ole, et nad aru ei saa, millest ma räägin, aga ta saab modereerida ikkagi. Ma ei tea, tervise osas kujutan ette, et see peaks olema kõigile enam-vähem aru saada, kuidas ma ennast tunnen ja kui palju ma ennast liigutasin. Et ma arvan, sellest vast ikka lähedased saavad aru. Jah, mõtlen, kui mingit tööprojekti jagada, tegelikult ei olegi ju vahet, et see nagunii see reflekteerimine minu jaoks, et kui ma mingist tööprojektist räägin, et kuidas ma sinna liiga palju aega kulutasin või miks sinna liiga palju aega läks, siis see on, modereerida saab ikkagi. Ma tahaksin kindlasti rääkida AI-st ka. Ja just selles võtmes, et meil on siin on täitsa mingid uued terminid tulnud, mis on vaimse tervisega seotud, nagu näiteks AI FOMO. Et olen seda nagu paljude inimeste käest kuulnud, et nagu natuke on see AI FOMO, aga siis on ka teisi näiteid, kes ütlevad, et ma lülitasin ennast sellest maailmast nagu meelega teadlikult välja, et ma ootan 2 aastat, kuni see kõik maha rahuneb ja siis vaatan nagu realistlikult peale, et mis asi see on. Et kas sina ka näed seda enda töös, et on nagu seda AI, spetsiifiliselt nagu AI teemasid ka nagu sisse tulnud, et inimesed räägivad, et ma ei tea, et maailm liigub nii kiiresti eest ära, et nad ei jõua järele. Ja see on AI-ga ja see on ka kliimakriisiga ja see on poliitilise olukorraga ja geopoliitilise olukorraga ja sõjaga ja kõikide nende kriisidega, mis meie ümber käib ja majanduskriisiga. Ehk siis AI on üks osa sellest, kes töövaldkonnas sellega tegeleb ja seal on tõesti tunne, et ei jõua nagu kõige kursis olla ja et kas, ma ei tea, kas ma kaotan töö ühel hetkel ja kas see võtab elust võimust ja millest ma ilma jään, kas ma pean kõike vibe koodimist ja kõiki asju õppima, et tööturul püsida ja nii edasi. Aga siis kõrval on veel 100 erinevat nagu kriisi kõrval, et see maailm on hästi närviline meie ümber, ma ütleks praegu, igat pidi praegu. Mis ei ole väga hea vaimsele tervisele, kui me ei oska ennast ise reguleerida ja maha rahustada. Aga Priit, sina mäletad ka, et minu meelest nagu, ma ei tea, 5 või 8 aastat tagasi millalgi oli blockchain, täpselt sama asenda nagu kõigis nendes lausetes AI asenda blockchaini, kõigil oli FOMO, et nüüd mina ei tee blockchaini, et siis kõik teised teevad. Ja siis veel nagu natuke aega tagasi oli mingi tehnoloogiline plahvatus, mis oli, et nagu keegi jooksis ees, kõik vaatasid, et oi, me peame kõik järgi jooksma, oli täpselt see sama FOMO, et ma ütleks küll, et mina olen piisavalt vana, et ma oskan nagu tagasi vaadata ja näha, et neid on nagu iga
ma ei tea, 5 aasta tagant on mingi uus asi, mis tuleb samamoodi, et nagu ühed jooksevad ees, karjuvad, et nüüd terve maailm muutub ja selles mõttes siis paljudel on ümberringi FOMO ja arvavad, et kõiki asju peab selle asjaga, tehnoloogiaga või millega lahendama hakkama nagu. No ma näen seda, ma saan nagu aru sellest, mis ütled, aga lihtsalt see tunne ja taju on nagu erinev. Et võib-olla see on rohkem nagu minuni ka jõudnud, et seda blockchaini FOMO mul endal nagu kunagi ei olnud, et ma nagu, see asi läks täiesti minust mööda. Aga ma saan aru, mis sa mõtled jah, et ka siis oli see periood, kui iga klient, kes tuli nagu alati küsis nagu selle kohta ja sellest nagu alati räägiti igas projektis on ju. Täna on samamoodi, et igas projektis tullakse küsima AI-d, kas see on mõistlik või mitte, see ei ole tähtis. Seda peab nagu tegema, sest see kuidagi käib asja juurde. Aga teine pilt on ka see, et mulle tundub, et toona oli kõik nagu üks blockchain. Et meil on nagu üks blockchain või üks cloudi teema. Täna on kuidagi kõik see, mis AI ümber on, see nagu nii palju nagu transformeerub ja muutub, et kogu aeg tulevad mingid uued mudelid, mis nagu justkui teevad asja paremaks, uued tööriistad, mis muudavad seda protsessi. Et seda nagu, ma ei tea, seda uudismaterjali nagu rohkem, et toona ei olnud nagu seda osa nagu, et nüüd on järgmine parem blockchain või nüüd on suurem blockchain. Et võib-olla need uudised, mis olid ainult selle ümber, et üks kasutas, teine kasutas, et kes nagu hakkas nagu juurutama. Ja seda on nagu lihtsam endalt nagu maha pühkida, kui seda, et sa näed, et justkui mingid asjad lähevad paremaks, aga sa ise nagu ei ole kasutama veel üldse hakanud. Aga siis on täitsa teine pool on selline nagu AI väsimus on ka nagu teema. Et kuidas sa neid kahte võrdled, et kas nad on pigem nagu lähevad samasse patta või need on ikkagi kuidagi nagu erinevad nähtused? Ma arvan, et üks sageli eelneb teisele natukene, et sul on see FOMO, sa kardad. Et kumb enne tuleb? Et enne tuleb FOMO ja siis tuleb väsimus, pigem niipidi. Et tahad olla selles väga sees ja see võtab su just kui maailma üle ja sa juba kardad väga palju ja siis sa elu eest püüad nagu järgi jõuda sellega, aga ühel hetkel seda kõik on nii palju, et sa nagu enam ei jaksa. Et see tervisevaatenurgast läheb selle sama poole, et sa oled pidevalt üle erutunud ja üle hetkel sul ei ole enam nagu ressursse, et nagu sellega midagi teha. Et mulle endale tundub, et on hästi hea võib-olla, kui kuidagi rahulikult sellesse suhtuda, et kõike niikuinii ei jõua, et siis valida võib-olla need kõige olulisemad teemad, mis sinu tööd otseselt mõjutavad ja rahulikult võtta aega, et ennast selle asjaga võib-olla kurssi viia, et ei pea kõike tegema korraga. Aga kui sa oled pidevalt selles nagu fight or flight võitle-põgene režiimis, et siis sul ei olegi aega, et rahulikult mõelda, et okei, kas see on minu jaoks, et kas see on miski, mis meid puudutab, mida ma päriselt nagu vajan oma töös ja oma tegemistes, millist AI abi. Ja kui sa võtad selle puhkehetk, et sa mõtled, et ma pean AI on suur ja lai, eks ole, võiks kõike teha, aga mis on minu jaoks kõige olulisem ja sa hakkad nagu reflekteerima ja mõtled, et hakkad sinna oma ressursse panema, et siis see kuidagi muutub teadlikumaks, see muutub metodoloogilisemaks, rahulikumaks lähenemine. Et mina arstitöös ka, eks ole, mõtlen, et AI võtab arsti üle ja võib-olla võtab ka, aga siis mõtled, et kuidas ma saan ennast sellega siduda, et see minu tööd aitaks parimal viisil, et mina inimesena saaksin maksimaalselt enda kui inimese väärtust luua ja AI saaks siis kõik muu võtta üle, et me ei peaks nagu üksteist duubeldama, et inimesel on oma unikaalne väärtus täiesti olemas, mida AI mina ei näe, et saaks asendada. Selline inimkontakt ja kõik see pool, mida inimesed tegelikult vajavad. Et õnneks me oleme sotsiaalsed olendid ja õnneks me vajame teisi inimesi ja mida nagu laivis, seda parem. Siin seda sama episoodi ette valmistades ma mõtlesin ka selle peale, et kuidas siis seda AI FOMO efektiivselt nagu lahendada. Ja tuligi siis nagu ka see hea mõte, et võib-olla siin ongi mõistlik nagu mitu sellist head eesmärki kokku panna. Et kui sa lased enda kolleegil, sõbral ennast koolitada selles vallas, istud temaga kõrvuti maha ja ütled, kuule näita, mis sa tegid. Et siis sa täidad nagu nii selle sotsiaalse ämbri ära, kui siis ka selle, et võib-olla sa maandad enda nagu seda AI FOMO nagu selle läbi. Et neid taktikaid nagu on, aga lihtsalt ma mõtlen ka selle peale, et ka siin paljud ettevõtted on, eks ole, AI kasutust soodustanud.
ja noh, pigem soodustatakse nende läbi vahendite andmise, mitte võib-olla nii palju aja andmise kaudu. Ja justkui noh, et tegelikkuses ju see FOMO nagu süveneb, et noh, kui sa ei saa sinna sellega tegeleda, siis see muutub justkui nagu suuremaks probleemiks, et inimesed, kellel on aega, nad jõuavad nende teemadega tutvuda ja siis noh, see ei olegi nagu nii probleem, et see kuidagi nagu läheb sinna, et kui juba inimene on nagu väsinud ja läbi põlenud ja siis tal on tööd kuhjatud laua peale suur hunnik, siis see tundub nagu veel üks lisaasi, nagu millega ta justkui noh, heas mõttes nagu tahaks tegeleda, sest ta tunneb, et see võib-olla aitaks teda, aga ta ei jõua kunagi selleni, sellepärast et noh, ta peab niisama nagu käsitsi oma probleemid kõigepealt hambad ristis läbi pingutama, ära lahendama ja siis justkui kunagi heal ajal, siis kui tööd enam ei ole, siis ma saan AI-ga tegeleda. Aga vaata, ta jääbki kogu aeg oma tulekahjusid kustutama, aga AI-l on tegelikult väga suur potentsiaal neid tulekahjusid ennetada. Et kui võtta see aeg, et ennast kurssi viia ja sa tead, mille jaoks sa teed ja selle sama tulekahju kustutamiseks, jah, korraks on kaos, jah, korraks sul on raskem, sest et see töö on tegemata. Aga kui sa ära õpid selle ja selle aja investeerid sellesse rahulikult teades, millise konkreetse eesmärgiga, siis lõpuks sul ei ole neid tulekahjusid enam nii palju. Teine võib-olla selline praktika, mida ma ise olen rakendunud, on vahel nagu mõelda selle üle, et mis siis juhtub, kui mis siis juhtub, kui see tulem ei ole nagu see, mis on kõige parem. Ja sageli see vastus on see, et midagi väga hullu ei juhtugi. Ja teine asi, mis mind on aidanud, on minu enda elukaaslase soovitus, kes on muusikasektoris, ütleme siis, ta on küll õpetaja, muusikaõpetaja, aga laiemalt nagu muusika valdkonnas tegutsev. Ja tema ütles, et vahel ongi see asi nii, et sa teed projekte, mis sulle ei meeldi. Et mitte see, et sulle ei meeldi seda teha, aga sulle ei meeldi see tulem, mis sealt välja tuleb. Aga sa oled ennast nagu committinud sinna ja siis tee see asi lõpuni ja edasi saad võib-olla targemini järgmisi projekte valida, on ju. Aga et kui sa oled võtnud endale mingi ülesande ja sa avastad, et ma ei suuda nagu seda enda siis standarditele vastavalt lahendada, et kas ma siis panen hambad ristis ja pressin nagu nädal aega jutti 16 tundi päevas, et see asi nagu väga hästi ära teha. Või ma teen, ma ei tea, 10 tundi päevas ja jõuan nagu mingi lahendini, mis minu standardile ei vasta, aga lõpuks nagu kõigi eesmärgid enam-vähem täidab ära, on ju. Et väga suur erinevus on ilmselt mõjule sellele minu enda vaimse tervise ja füüsilise tervise mõjule. Jaa, see, mis sa räägid, on väga õige, et sa vaatad mõttemustrid, see Pareto printsiip, see 20-80, eks ole, et 20% energiast läheb 80% tulemuse saavutamiseks. Et võib-olla sellest 80 piisabki ülejäänud aeg, sa võid veetama perega näiteks. Et siuke perfektsionismist lahti laskmine on päris suur osa sellest, mis vaimsele tervisele hästi mõjub. Et sul täiesti õigus, jah. Mulle tundub, et ka IT-sektoris see perfektsionismi tagaajamine on selline sümptom just sellepärast, et me mõtleme pigem nagu binaarselt, et asjad kas töötavad või ei tööta, et midagi nagu vahepealset naljalt ei ole. Ma ütleks, et jäin nagu mõtlema natuke teise nurga alt siit, et näiteks see AI või kõik need eelnevad tehnoloogiad, mis on olnud, et vähemalt meie eluvaldkonnas on nii, et sa pead kogu aeg uusi tehnoloogiaid õppima, muidu sa jääd paratamatult maha. Et see on ja meil nagu sisse kodeeritud ja hästi paljud on selle, ütleme, omandanud hästi või halvasti, aga võib-olla nagu osa sellest, võib-olla ikkagi väga paljudest ametitest, mida erinevad inimesed teevad, see meie eluvaldkond erineb. Pigem on küll nagu tänapäeval laialdasemalt seda sõnumit, et kõik peaksid õppima selleks, et elu jooksul sa pead nii mingi ameti ümber õppima või midagi tegema. Et see nagu laiemalt, aga et see nagu võib-olla annab selle, see ka mõjutab seda vaimset tervist, kui see jälle tuleb, et
noh, et sa tunned nagu sa pead õppima, mitte et sa tahad. Aga samas nagu siin nagu teine pool sellest mõttest, et täpselt selle pealt, et see FOMO ja see, et mulle nagu teiselt poolt tundub, kui ma vaatan väga paljusid progejaid, kes väga suure õhinaga hüppavad iga järjekordse uue tehnoloogia peale, noh nagu lihtsalt sellepärast, et see on jällegi mingi uus, noh, mänguasi või uus asi, mida katsetada, proovida rohkem sellise teadlase vaatenurgast, mitte sellelt, et kas see uus asi nüüd tegelikult mingit uut noh, nii-öelda tehnoloogiliselt või no nagu lõpptulemina paremat lahendust annab. Jah. No see novelty on alati väga suur motivaator, et uued asjad on ikka põnevad. Ja siis, aga teisest küljest siis sa nagu teed seda uut, sealt nagu võib-olla nagu tulemus ei tule nii palju parem, et noh, sult oodatakse mingit tulemust, see ei tule nii palju parem, see tekitab stressi, samas see, et sa pead õppima seda uut, keegi teine vaatab kõrvalt, et tema õpib uut, miks mina ei õpi, et noh, nagu see kuidagi nagu, et ühest küljest see, mis on noh, nagu ma olen nagu täiesti nõus nagu vajalik meie eluvaldkonnas, ka teiselt poolt nagu genereerib või kerib seda asja nagu võimendab seda noh, FOMO või kõike sellest tulenevalt stressi. No sellepärast ka see kogu see AI FOMO on nagu nii raske teema, et isegi kui ma tunnen, et ma peaks seda õppima ja ma tegelen sellega, siis nädal aega hiljem tuleb mingi uudis, et nüüd on mingid, noh, kõik asjad on teistmoodi, nagu jälle mingid uued tööriistad, nagu mingid asjad on ümber mõeldud, on ju. Et siis, noh, kas ma pean seda nagu otsast peale alustama, et see kuidagi nagu ei anna nagu seda rahuldust, isegi selles võtmes, et noh, et ma saan selle valmis, et see pinge on kogu aeg peal. Et see mulle tundub, et on probleem, millega siis peab see maailm, mida me muuta ei saa, et me peame siis tegelema sellega nagu enda sisemiselt, et sellest kuidagi õppima lahti laskma. Ja see sisemine töö on hästi suur töö iseendaga, väga huvitav ka, et kui on võimalik teraapiasse minna, siis ma väga soovitan. Et seal on hästi palju erinevaid tasandeid, et see ei ole lihtsalt see, et ma otsustan teistmoodi mõelda, vaid see hõlmab nii palju iseenda tunnetamise tasandeid, mis võib väga sügavale minna, et nendega tegelemine on omaette ettevõtmine, aga ma täitsa soovitan. Et hästi ei ole lihtne oma mõttemustreid muuta kohe lihtsalt mõttetasandil, et see läheb emotsiooni tasemele, see läheb alateadvuse tasemele, et see on jube keeruline on inimkeha. Et kogu selle stressirohke keskkonna sees ellu jääda on omaette katsumus ja nõuab väga palju sisemist tööd, täpselt nagu sa ütlesid. Nii, kui sa nüüd siia lõppu annaksid 3 soovitust meie kuulajatele selleks aastaks, me oleme ikkagi üsna aasta alguses, ma arvan aastaks on hea soovitusi anda. Ja võtame, mulle tegelikult meeldib see start, stop, continue formaat ka, et võib-olla see on ka nagu hea selline tuttavlik formaat, et asjad, millega siis võiks alustada sellel aastal, asjad, mille tegemise võiks ära lõpetada sellel aastal ja asjad, mida siis noh, võib-olla siis trendid, mida sa näed, et mida siis inimesed tegelikult täna teevad ja millega kindlasti peaks edasi minema? Ma alustan siis sellest startist. Inimesed võiksid teadlikult võtta aja siis kalendrisse siis nende asjade jaoks, mis nende ressursse bare miinimumi tasemel kas või siis tõstavad aeg pere, kõik need vaimse tervise vitamiinid, kes võib-olla on kursis peaasi.ee on väga ägedad, on 5 asja. On toitumine, on piisav uni, liikumine, sotsiaalsed suhted ja head emotsioonid. Et kõik need 5 asja ära mahutada kuskile, teades, et sa mitte kunagi nendest üle ei sõida. Et sa teed neid, et sa ei lähe selle asemel tööle, et sa teed neid asju, need 5 asja, et siis on juba hästi, et see võiks olla start, et teadlikult mõtled selle peale, sa planeerid selle aja ja sa lähed sinna ja teed seda. Et sa ehitad üles seda puhvrit ja iseenda heaolu. Siis stop on see, et sa nende asjade asemel lähed alati tööle, et sinu number 1 prioriteet on sinu töö, mitte sinu tervis, vaid sinu töö. Et sa lõpuks ühel hetkel ei saa ka tööd teha, kui sul tervist ei ole. Et mis see ütlus on, et tervel inimesel on 1 soov, aga tervel inimesel on 100 soovi ja haigel inimesel on ainult 1 soov saada terveks.
et usu mind, sa ei taha olla selle haige inimese nahas, et sellepärast peab olema tervis number 1. Et see ei ole alati esimene asi, mida üle kirjutada tööga. Ja jätka. Ma ütleks, et jätkata seda kirge õppida AI maailma ja iseenda kohta. Et seda võib mõelda ka samamoodi sellise toreda projektina, et iseennast ära häkkida, iseennast tundma õppida, et kuidas ma töötan, mis minu valem on, mis minu keha jaoks kõige paremini toimib. Et see võib ka olla omaette nagu äge, et kui sa oledki selline, et sa tahadki õppida ja saada paremaks, siis sa võid ka iseendast saada paremaks. Aitäh, Anlen. Meie kuulajatele soovitan nüüd kohe, et kui on see episood kuulatud, pange endale kalendrisse õhtuks siis see aeg, kus te saate mõelda ja reflekteerida selle tänase päeva peale. Ja siis loodan, et see aeg saab korduma igapäevaselt või siis vähemalt iganädalaselt ja päriselt seda aega austatakse. Et ma loodan, ma jõuan ka selle ajani rohkem kui siis paaril korral kuust nüüd edasi. Et sõnad on peale loetud, et proovime nagu Romi jälgidest. Ma tean, et iga kord, kui ma teen seda, ma olen tänulik endale, et mul on hea meel selle üle, aga sellest hoolimata kuidagi see emailile vastamine tundub nagu lihtsam asi või ma ei tea, parem, õigem asi, mida teha. Aga aitäh Keerikule, aitäh meie kuulajatele. Me nüüd järgmistel nädalatel räägime jälle tehnilisematel teemadel. Näiteks järgmine nädal saab kuulata seda, kuidas tarkvaraarendus toimib autotööstuses, mis piirangud seal on ja tegelikult soojas on ka Cloudboti episood, et siis kes iganes on mõelnud, et peaks jubedalt seda õppima, siis pole veel vaja, võtke rahulikult, kuulake hiljem episoodi ja ei pea üldse stressama sellepärast, et siis saate rahulikult enda tervisele keskenduda selle asemel, et süveneda sinna järgmisesse nii-öelda haipi. Aga aitäh ja me taas kuulmiseni uuel nädalal. Aitäh!